No nii, tänases videos siis võiks ehitada siia seina peale selle tööriista seina, tööriista hoidja seina või paneelid või mis iganes, kuidas neid kutsuda. Selleks on mul siin 2 MDF plaati, mis on siis mõlemad meeter korda meeter ja 12 mm paks. Ja see on siis perforeeritud MDF, kus on siis 5 mm tavad, iga mingi 3-4 cm tagant. Ja et need siis sinna seina peale panna, selleks ma teen nendest 45 x 45 brussidest siia siukse raami. Ja siis paneb selle seina peale kõigepealt ja siis paneb need plaadid sinna peale. Et peaks täpselt tulema niimoodi, et laua otsast laua otsani ja kuhugi siia maale umbes. Et peaks siuke suht korralik olema. Ja siis kui valmis saab, siis ma näitan seda süsteemi ka, et mis ma kasutama hakkan, et kuidas siis neid erinevaid tööriistahoidjaid sinna avadesse kinnitada. Aga et seda asja vähe viisakamaks teha ja et oleks siuke valge, et on siuke, teeb ruumi vähe avaramaks ja peegeldab paremini valgust, siis ma kavatsen need üle värvida valgeks. Selleks on mul siin siis kruntvärv, valge matt, peaks sobima puitkiudplaadile. Ja siis kui krundime ära, siis teeme valge kulumiskindla poolmatt seinavärviga ta üle. Et peaks suht siuke normaalne jääma. Ja et jah, värvimiseks ma kavatsen kasutada neid rullikuid, siukest väikest. Et peaks siuke suht normaalne tulema, et üks probleem, mis võib tekkida muidugi on see, kui nüüd värvima hakata, siis värv võib need avad mingil määral ära täita. Aga vast ei ole hullu, kuna kui midagi kinnitama hakkab siia avadesse, siis saab 5 puuriga suts üle lasta need. Aga ega siin muud juttu ei olegi, kui et valmistame enda ette, teeme puhtaks tolmust ja siis tõmbame krundiga üle. Nii, ma sain nüüd need 2 paneeli krunditud, peaksid suht enam-vähem olema. Hetkel ta kattis küll nagu päris hästi ära. Et nüüd ma lasen nendel korralikult ära kuivada ja siis saab ära värvida. Senikaua võiks need brussid välja lõigata õigesse mõõtu. Et siin on mul siis see nii-öelda mingi algeline joonis. Et siin alla üles külgede peale tuleb 45 x 45 mm brussist ja siia keskele tuleb siis üks 45 x 70 mm bruss ja 2 paneeli siis tulevad, üks tuleb siia ja teine siia ja siis nii lihtne ongi. Et märgime brusside peale ära ja siis lõikab välja.
nii, ma sain nüüd selle raami valmis siin kuidagi. Tuli suht enam-vähem. See läheb siis siia seina peale. Ja siis siin ma lihvisin kergelt need paneelid üle. Ja nüüd võiks need ära värvida. Ja kui need värvitud saab, siis saab samal ajal selle raami siia seina peale panna. Ja siis saab paneelid külge panna. Nii et teeme ära. Umbes loodida. Ma arvan, et on täitsa enam-vähem, et laseme ta kinni, vaatame, mis saab. Vist ongi noh. Nii, ma sain nüüd selle raami lõpuks seina. Räige porno oli see, kuna sein on mingi laineline ja see raam ise oli veits kõver muidugi. Aga lõpuks sain seinada, panin siia osades kohtades mutrid vahele, et tõmbaks korralikult tihkelt vastu seina. Ja siis panin selle ühe paneeli paika ja täitsa normaalne minu arust. Et nüüd paneme teise ka ja siis peaks suht okei olema. Niimoodi. Ma ei tea, noh. Ei oska nagu midagi öelda. Ai, näppi vahel. Nüüd ma umbes sain selle teise paneeli paika. Panin ta nende brusside peale. Aga siit veits on näha, et see parempoolne on tsipake kõrgemal. Et ma panin siia praegu tüüblid sisse ja kruvid. Keerame natukene sisse, et siis nende järgi ta omavahel loodi saada need kaks paneeli. Noh, niimoodi ütleks, et on nagu, aga veits tahab alla poole saada seda ikka. Siukene ta vist on. Ma ei tea. Täitsa enam-vähem ma arvan, et ma ei saaks seda enam paremini. Et jah, nii ta jääb. Nüüd, kui paneelid on seinas, siis võiks panna sinna midagi külge kohe. Ja siis siin on mul mingi siuke handymani tööriista või mingi kruvikeere ja komplekt mingisugune. Et prooviks selle kohe siia ära panna, et ma siin need ühe ava tegin juurde, et täpselt sobiks sinna. Et see süsteem on siis selline, et tüüblid, need on täpselt 5 mm ava jaoks mõeldud. Paneme need siia sisse. Nii. Ja siis kruvid ka. Ja kui need on olemas, siis ei olegi muud, kui lihtsalt see siia kinnitada kuidagi ja nii ta on, et võib-olla kõvemini panema veits. Suht junne on ta, ma ütlen ausalt. Siin on jah siuke süsteem, et on nagu paned paika ja ta läheb vajub alla. Et see ei ole kõige parem selle lahenduse jaoks siin. Kõige parem oleks niimoodi, et kui on need tüüblid seinas, paned selle paika ja lased lihtsalt kruvidega ta kinni. Aga siin ei ole seda võimalust eriti. Aga noh, paneme ta paika. Siin on natuke veider olukord, et siukene ta siis on. Ei ole kõige parem see tööriista hoidja. Igatahes jah,
Siukene see video oli täna. Ja siis jah, peab nüüd mõtlema hakkama, kuidas igasugused näiteks need sae siia panna ja või siis, ma ei tea, kas akutrelle vist ei pane siia. Akutrellidel on mul vähe teine mõte, kuhu need panna. Ja siis näiteks nihiku saab seina peale panna mingi koha peale ja kõik asjad Siis on igal asjal oma koht ja teab, kus nad on ja teab, kuhu panna ja kõige normaalsem. Aga siis jah, järgmises videos siis ilmselt paneb selle lambi siia ära kuidagi. Ma ei kujuta ette, mul on need, kus need on siin 2 tükki. Siuksed lambid, 10 vatised, 1200 luumenit. Ma ei tea, paneb need kuidagi siia. Idee järgi nad võiks olla mingid reguleeritavad, et saab kõrgust timmida. Aga ma ei tea, eks siis vaatab järgmine kord.